Ja ma tahaksin teid tutvustada ka, et Raul Merilo on meil siis EHIS2 projektijuht ja Marko Mölder on EHIS peakasutaja. On korrektne? Täpselt nii. Aga siis ma jagan ekraani ja alustan pihta, et on lahti võetud EHISes kohe. Nii, tagame seda pilti, mis on siin. Et siin on näha siis EHISe sisevaade, et kui on nagu autoriseeritud kasutaja on sisenenud EHISesse, siis tal siin vasakul pool ripmenuis on erinevad teemad ja ühe teema all on täienduskoolituse õppekavarühma kvaliteedi hindamine. Kui ta selle teema peale läheb, siis tal avaneb selline otsinguvaade ja on näha nii otsused kui ka taotlused, mida ta saab vaadata konkreetselt enda asutuse kohta. Et kas tal on mingeid pooleli taotlusi, kas tal on mingeid positiivseid otsuseid, et neid saab siit kõik vaadata, kui ta vajutab otsi nuppu. Siin on lihtsalt demona on toodud see, kuidas see välja kuvatakse. Aga ütleme, et ei ole ühtegi ja on soov uut alustada, sisestada, siis siin üleval paremal nurgas on lisa uus taotlusnupp. Ehk kui ma sellele lähen, siis liigun järgmise taotluse esitamise aknasse, kus on valida siis kindla õppekavarühma, milles ma soovin seda kvaliteedi hindamise taotlust esitada. Kuna siin on proto, meil siis seda valikut ei ole praegu, vaid on valitud näidisena üks lihtsalt aiandus. Ja kui ma olen päris reaalsüsteemis valinud omale sobiva õppekavarühma, siis vajutan seda nuppu salvesta edasi ja liigun üldandmetesse. Üldandmed on enamasti eeltäidetud ja mis võetakse asutuse andmetest siia juba ära nii palju, kui seda on. Ehk siis ma saan lihtsalt üle vaadata ja vajadusel saab neid muuta. Üleval siin ääres näha ka see teekonna riba, kuidas ma liigun taotluse esitamisel. Kui ma olen üldandmed üle vaadanud, nad on nagu kõik okei, liigun edasi järgmisse sammu ja nüüd siis siin ongi see suur osa, millest Triine rääkis, kus tuleb esitada kõik need nõuded kvaliteedi hindamiseks failidena, mis on nagu toodud ja mis täpsustuvad veel täpselt. Ehk siis üles laadida eneseanalüüsi aruanne, õppekava koondfail ja nii edasi. Kui need on kõik üles, ma saan lisada ka siit seda lihtsalt nii, nagu üleslaadimine käib, valida siit selle tüübi. Et see on nii lahendatud ja kui ma nüüd olen nagu kõik üldandmed on olemas, failid on lisatud, ehk siis kõik need tingimuse nõuded, mis on esitatud selle kvaliteedi hindamise taotlusele, on siia laetud, siis liigun viimasesse sammu, ehk siis enne taotluse esitamist veel ülevaade, et on näha, mis staatuses see taotlus on hetkel sisestamisel. Millal ta on, see on nagu see ajaloo samm, et kes mida on teinud ja saan lisada siia veel vajadusel kommentaari. Saan veel ümber mõelda, et ei soovi kustutada seda või katkestada seda taotluse esitamist. Ja kui ma nüüd olen veendunud, et minu poolt on nagu kõik korrektselt tehtud sammud, siis võitan esitada taotlus, siis veel küsitakse mult kinnitust üle, et mul ei ole maksevõlgu, ma ei ole pankrotis ega sundlõpetamisel asutus. Kõik need nõuded tulevad nagu minu teada seadusest, et taotluse esitaja kinnitab siin nende linnukeste
lisamisega ja taotluse esitamisega, et tal ei ole selliseid kohustusi, et kuna see taotlus on ju menetluse tasuline, siis kui pärast selgub, ilmeb, et on need kohustused ja taotlust ei rahuldata, et siis oleks kõigil osapooltel selge, et esitati teadlikult mitte korrektne taotlus. Ja siis see taotlus esitatakse ära ja siis ta liigubki edasi juba kvaliteedi hindamise agentuurile, kes siis hakkab seda üle vaatama. Siin hetkel saab veel vaadata lihtsalt üle kogu seda taotlust. Et see ongi nagu see taotluse esitamise sammud. Et iseenesest ta väga keeruline ei tundu olevat vähemalt siitpoolt vaadatuna. Aga need materjalid, mis tuleb esitada, on tõenäoliselt mahukad. Kui nüüd on see taotlus esitatud, siis ma saan vaadata taotlust otsimises oma taotlust, mis on näiteks taotlus ära saadetud näha. Saan minna sinna detailvaatesse ja vaadata seda üle, mis ma olen edastanud. Ja hiljem menetluse käigus, kui tulevad näiteks taotlused tagasi, on tagastatud puudustega, siis ma näen ka seda, et kõiki oma taotlusi ja nendes erinevaid staatuseid. Ja kui ma olen jõudnud positiivse otsuseni, siis ma näen ka siin oma positiivseid otsuseid, mis on saanud minu taotlused. Et siis ta on registreeritud ja samuti saab siis vajadusel peatada seda kvaliteedi hindamise positiivset otsust juhul, kui mingi aja tagant ilmneb, et see ei vasta nõuetele. Saab sulgeda ja kehtetuks tunnistada. Aga minu poolt hetkel kõik, et ma ei tea, on küsimusi või tahab Marko täiendada midagi? Mõnda asja täpsustaks küll, aga ma ei tea, kas äkki on küsimusi veel. No kui ei ole, et võtame korra selle taotluse uuesti, et me mõned kohad sealt järjest nii-öelda kommenteeriks. Ma panin siia vestlusesse nii-öelda selle EHIS-e keskkonna lingi ja siis tegelikult olemasoleva täienduskoolitusasutustele mõeldud juhendi. Ja selle mõte on nüüd see, et nii nagu me rääkisime, et selle eelduseks kvaliteedi hindamise ja tegevusloa taotlemise eelduseks on, et on olemas EHIS-es asutus. Ja sellel asutusel on esitatud majandustegevusteade või tal on siis tegevusluba. Et need on eeltingimused, et hakata esitama. Ja selles juhendis, mis ma panin, on siis kogu see osa kirjeldatud, kuidas asutust luua, kuidas luua asutuse juurde siis erinevaid kasutajaid, kellel on siis õigus neid taotlusi teha. Selle asutuse et see on kõik seal juhendis ühesõnaga olemas. Miks ma sellest räägin, on see, et kui sa nüüd tuled taotlust esitama, kvaliteedi hindamine tehakse ju õppekavarühma kohta, sa valid selle rühma ja nüüd siin on see kontaktisik. See kontaktisik on siin selle konkreetse taotluse kontaktisik, ehk siis, et kui menetlejal on küsimusi, et siis ta saab selle konkreetse inimesega kohe ühendust võtta. See on nagu oluline. Et see ei ole asutuse mingisugune üldine juht või keegi teine, vaid see ikkagi see, kes selle taotluse on esitanud. Ja see, kuidas nende õiguste osa nii-öelda või uute kasutajate tegemine, see on seal juhendis. See oli üks asi, mis ma tahtsin öelda. Ja teine on siis see, et see, mis nüüd edasi minna siit failide juurde, et need failid on kõik kohustuslikud, tuleb siis valida, tähendab, osa failidest on kohustuslikud, osad ei ole kohustuslikud.
ja need enese analüüsi aruanne ja õppekava koondfail ja need on kõik kohustuslikud. Ehk siis Raul tegelikult seda näitas ka, et tuleb valida see konkreetse faili tüüp ja lisada see fail sinna juurde. Ja noh, lisaks on siis taotluse lisainfo, et kui te leiate, et midagi olulist on vaja veel juurde lisada, et siis neid saab sinna lisada. Ja viimane on taotluse ülevaade, seda sa ka näitasid, et kui nüüd kasutaja tuleb sisse, siis tal on 2 valikut. Üks on see, et ta näeb juba registreeritud staatuses olevaid kvaliteedi hindamisi ja näeb ka neid, mis on pooleli. Seal oli nüüd erinevad staatused. Ja kui sa päris seda algpilti näitad, et millised on kus olid need erinevate staatustega. Kohe. Just. Siin ongi nagu 2 eraldi täbi, et eristada taotlused ja otsused. Et taotlused on staatuses sisestamisel. Ma annan sulle, Marko, räägin edasi. Me oleme selle 2 löönud, ehk siis, et on alati näha need nii-öelda positiivsed otsused, ehk siis, et kõik kvaliteedi hindamised, mis on kunagi saanud positiivse tulemuse. Ja kui nende nüüd nad on tähtajalised, kui see tähtaeg möödub, siis nad muutuvad kehtetuteks, aga nad on saanud kunagi positiivse otsuse. Ja siit on nad võimalik kõik kogu selle ajaloo osas leida. Mis on siin taotluste juures need erinevad staatused veel, et sisestamise staatus näiteks, et tulebki niimoodi riburada pidi, et kui ma nüüd alustan taotlemise tegemist, jätan selle pooleli, siis ta saabki kohe selle sisestamise staatuse, et ma jätan selle pooleli, salvestan, tulen järgmine kord jätkan. Nüüd ära saadetud ongi täpselt see, mis Raul ütles ennem, et ma olen see kõik taotluse üle kontrollinud ja olen nii-öelda menetluse ära saatnud. Ma ei saa midagi teha, see on nüüd hindajate käes. Ja tegelikult see ei ole üldse selline nii-öelda ühe otsa tee, et kui midagi jääbki puudu või midagi on vaja täpsustada, et siis seesama kontaktisik on seal oluline. Ja kui menetleja leiab, et midagi on seal mingites failides puudu või mingi materjal on mingisuguseid küsimusi, siis ta saab alati selle tagastada, nii-öelda määrabki selle staatuse tagastatud puudustega koos kommentaaride ja viidete ja märkustega, et mis on taotluses vaja täiendada. Ja see tähendab seda, et kui menetleja nüüd määrab selle tagastatud puudustega, siis ta jõuab teie töölauale sinna tagasi. Ja te saate seda täiendada. Pluss siis te saate iga selle staatuse muudatuse kohta eraldi, see kontaktisik saab siis eraldi meili peal teavituse. Kui midagi selles menetluses nüüd toimub, et siis on see teavitus ka meili peal, et ei pea siin käima ja otsima ja vaatama. Ja siis on erinevaid võimalusi nüüd nii-öelda selle menetluse tulemuste osas, et võib nii-öelda tagastada puudustega, täiendatakse ja menetleja, kui kõik on korras, siis menetleja selle registreerib ja ta saabki registreeritud staatuse. Siin pildi peal ei ole seda näha. Jah. Ta on positiivse otsuse all. Just. Ja seal taotluste juures, et ühesõnaga, et ta on selline protsess, et ta ei ole selline ühesuunaline, et nüüd kui ma tõesti maksin selle riigilõivu ära, panin kogu dokumentatsiooni kokku ja nüüd on mõni viga kuskil, et ma pean uuesti alustama, et see taotlus esitatakse ära, kui on puudusi, saadetakse tagasi ja seda on võimalik täiendada seni, kuni on see nii-öelda nõuded täidetud. Kõik dokumendid korrektselt esitatud. Et võib-olla need asjad juurde, selle konkreetse kvaliteedi hindamise kohta meil veel juhendit ei ole, aga me teeme selle juhendi, kus on ka need staatused näha ja kõik need reeglid. Arvan, et see on äkki
meie poolt praegu äkki selle kvaliteedi hindamise osas nagu kõik, et küsis. On küsimusi tekkinud? Tundub, et mina tahaksin veel kord üle korrata selle, et õppekavarühma kvaliteedi hindamine on Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri eest vedada, et kontaktiks ei ole ministeerium, vaid agentuuri töötajad ja seega, mis puudutab EISE nüansse, et HAKA töötajad saavad selle taotluse kätte ja tegelevad sellega edasi.